edulugu algab ideest ja see on see hetk, kus te peate nüüd selle idee enda peas nagu sedasi valmis panema ja mõtlema selle üle. Jõudu, julgust, jaksu teile kogu selleks ajaks. Aitäh, Maria! Bright Minds annab teile palju uusi oskusi, teadmisi, kogemusi ja kontakte. Julgust, tahet ja eesmärkide selgust teil on. Ma soovin teile püsivust. Ärge heituge, tagasilööke tuleb. Hea uudis on see, et ebaõnnestumist ei ole. Saab olla ainult teadmine, millised asjad päriselus tegelikult ei tööta. Teades seda, on teil edaspidi palju lihtsam panna kokku võidulahendusi, mis viivad teid uute võitude ja täieliku jackpotini. Soovin teile edu. Aitäh! Aitäh, Tauno Vanaselja! Aga meil on tulemas järgmisena siia lavalaudadele Bright Mindsi varasemate aastate meeskonnad. Kutsume hoogsa aplausiga lavale Jaanus Tomson ja Henrik Tomson. Kõige suurem asi, mida ma mõistsin, oli see, et olla milleski edukas ei piisa sellest, et sa tead, mida sa teed. Kõik teavad, mida nad teevad, kuid olge need vähesed, kes teavad, miks nad midagi teevad ning leidke enda väärtus. Ideed, mis nagu oleksid nagu innovatiivsed või uued ideed. Ma arvan, et just seda ideede genereerimist ja sükest nagu motivatsiooni sain juurde ja kuidagi nagu just pigem ongi nagu ideede genereerimine. Mina õppisin seda, et oma ideedele ei tohi kunagi alla anda ja et need tuleb alati ellu viia, et ei tohi nagu lihtsalt mingit tühise asja pärast seda ära jätta. Ja mina õppisin, et ideid üldse koostama ja tegema ja õppisin tegema ka nagu koostööd teistega. Ära karda enda otsuseid, et ebaõnnestumised on täiesti vajalikud. Esiteks leida selline hea idee, mis olekski reaalselt, mida saakski elus läbi viia, mis nagu jääks inimestele meelde ja mis oleks kasulik. Et kui on probleem, et seda lahendada, et selle jaoks oleks nagu seda ideed vaja. Varem nagu selle peale ei mõelnudki, et miks seda oleks vaja. Mõtlesime selle peale, et nagu lihtsalt, et nagu teha, aga nüüd on nagu see, et miks seda oleks vaja ja kelle jaoks oleks seda vaja. Et sa julgeksid seda teostada ja julgusega sa saad endale nagu meeskonna neid inimesi juurde. No see kõige toredam mõte tegelikult on ikkagi see, et ole truu oma ideele. Nüüd, kui sind midagi huvitab, siis tegele sellega ja tegele kohe kirglikult. Ja minule väga meeldib, hästi huvitav on ja lastele ka väga meeldib. Et tore on, innustav on ja selline mitmekülgne. Ma arvan, et kõige olulisem, millest peaks alustama, on leida enda jaoks see miks te seda ideed tahate ellu viia. Et sellest algab kõik. Et kui te leiate enda jaoks selle põhjuse, miks see idee on teie jaoks oluline ja miks see peaks olema klientide jaoks oluline, teie kasutajate jaoks, siis kõik ülejäänud asjad on lihtsad juba. Mina ikkagi toetan teostust. Kui kaks inimest võivad kas või samal ajal sama ideega tulla, siis ikkagi võidab see, kes päriselt viib selle ellu. Ideed ei ole mingid sellised asjad, et sa püüad nad kinni nagu liblikas ja kuidagi paned nüüd knopkaga ta sinna, et näe, see on minu oma. Ideed ei ole mingid
meie maailmast nii kaugel eraldi olevad asjad, vaid need on probleemid, mis meie ümber on. Kui teil on mingi toode, teil on mingi mõte, siis tulge sellega kohe välja. Sest et kui te liiga kaua sellega üksinda omaette tegutsete, ajate seda viimast lihvi taga ja siis välja tulete, siis on juba hilja. Ja teil on vaja kohe saada tagasisidet. Kõige olulisem on enda ideega lõpuni välja minna. Isegi kui ideed peab muutma, isegi kui tiimi peab muutma, ükskõik mida on tarvis muuta, lõpuni väljaminek on see, mis võimaldab saada sellest kogemusest kõige vägevamat laengut. Kõige olulisem mõte, mis jäi mulle kõlama, oli see, et allaandja ei ole kunagi võitja ning võitja ei anna kunagi alla.